tulemast tagasi ja head vlogmassi 8. päeva. Et nüüd ongi see 8. detsember ja 8. päev. Ja me oleme juba siin tegutsenud, hommikusi asju teinud, panin pesu pesema, võttisin selle pesu, mis mul oli eelmisest nädalast, kokku panin ära. Sõime hommikusööki Leoga ja üldse perekondlik hommikusöögi söömine oli hommikul ja Leo sai jälle putru ja tal on vist kõhuga praegu mingid probleemid. Kõht on kuidagi lahti vist natukene. Vaatame, mis teha annab, et äkki saab kuidagi asja korda. Et ei tea, äkki sõi midagi, mis ajas niimoodi veits kõhu lahti poole. Aga jah, tänased plaanid on, põhiline plaan ongi see, et mina lähen Ripsmetesse õhtul. Et mul on õhtul kell 5:30 on Ripsmed endal ja siis ma üritan teha enne seda ka kodustele toidu valmis, et oleks siis kohe olemas. Ja eks vaata, mis me siis täna veel korda saadame. Praegu ma panin siit, et vaatasime YouTube'i, et mul on YouTube'is tegelikult ma nii maha jäänud kõigi mingite videodega, et ma vaatan ka mingite teiste inimeste vlogmasse ja siis ma vaatan ühe, ma ei tea, see on vist USA või aus, ma ei tea, just inglise keeles räägib, minust oli USA-st. Üks, ta on pigem striimer või niimoodi, mängib neid mänge ja siis paneb neid mänguvideosi ülesse. Mulle mängib vaata seda, kuidas ta mängib Simsi. Et vaatan siis seda videot praegu, et hiljutist üleslaadimist. Päris ilus tuli see kord isegi. Nii, kuna mul eelmine, või see vist jõudis tegelikult mitu nädalat tagasi, jõudis sellise pakikene, mis on mingid erinevad kakaovõid ja magusa mandliõli ja siis tegelikult ka küünalde meisterdamiseks küünla selline nagu vaha, mis on mingi graanulid, soja vist. Ja siis erinevad sellised, siin on aroomiõli, magus kirsi, siis mingi kašmiir ja muskus. Ja siis sidrunhein ja vanilje. Et need, kes on siis nüüd pereliikmed või tuttavad, ärge siis vaadake edasi, kuna see on tegemist siis teie nagu siis ühe jõulukingi komponendiga. Et kui te ei taha endal üllatust ära rikkuda, et siis pigem mitte vaadata. Igastest ma tahan teha niimoodi, et iga inimene saaks endale sellise väikse kehakreemi jõuludeks, et teengi ise kehakreemi ja siis vaatan, et millise aroomi või selle lõhnas värgi, mis iganes panen. Ma veel ei tea, vaata, mis inimestele peale läheb väga, aga eks me vaata, mis me siin teeme. Vot, et saab siin katsetada. Mõtlesin, ma teen siis täna selle keha kreemi kõigile ära, et siis mul on üks asi juba nendest kingituste asjadest tehtud. Saab selle panna niimoodi teha tšeki, et on olemas. Ja ei tea, võib-olla teen äkki mõndele ka küllaid, sest mul on nüüd seda vaha ka siin. Aga ma tahaks, et mul oleks eraldi mingi anum selle jaoks, et kus ma seda saaksin teha. Ma ei päris toiduasjadega koos ei tahaks teha. Et seda kehakreemi, seda võib veel nagu, et seda saab kiiremini ära pesta, et see ei ole vaha, küllavaha teate ise ja see ei tule nii kergelt ära, et ei taha pigem. Et oleks kuskil söögiasjadega koos ja pealegi need asjad, mis sinna nagu sellesse keha
võisse või kehakreemi lähevad, et need on kõik sellised looduslikud ja tegelikult ka söödavad asjad. Peale siis ma arvan, või noh, tegelikult ma ei tea ka. Ja need peaksid ikka kõik olema ikka söödavad. Kakao või läheb nagunii kakao sisse tegelikult, shea või no seda vist ei sööda otseselt. Aga jah, need on juba suht pehmeks kõik läinud, sest need on kogu aeg mul siin toatemperatuuril olnud. Et no selles mõttes, et lihtsam doseerida vast, aga jah, siis teeme koos täna seda. Kirjutasin endale selle üles, et kuidas ma peaksin seda tegema. Nii et nüüd tuleb ainult kõik koostisosad võtta siit ja kaaluda ära. Ma arvan, et ma teen niimoodi, et kaalun siia kõik ja panen selle vesivanille. See on siis shea või ja selle retsepti või no selle, kuidas siis ma nimetan seda. No see on suht retsept tegelikult ju. Selle sain TikTokist siis Katriin vist oli. Tema jagas siis seda enda TikToki lehe peal. Nii, paneme siis seda ka. Mis on käinud shea või hetkel ja siis see magusa mandliõli, see tuleb hiljem. Ma panin nüüd selle siis siia sellele, mis ongi nüüd vesivanile ja siis pärast lisan veel selle magusa mandliõli ja siis ma veel mõtlen, et millist nendest ma panen, et võib-olla ma teen niimoodi, ma teen erinevad väiksed portsud ja siis nagu jagan ära selle, et mida ma panen. Kui see on natukene liiga kuum, siis ma lasen tal siin tasapinna peal natuke jahtuda, et ta ei oleks nii tuline, et saaks siis külmkappi panna. Vaat. Okei, korraks oli väiksed plaani muudatused. Käisin just ruttu poes, ostsin paar asja, kuidas teha siis ühepaja toitu. Ja nüüd lähengi koju, et siis kohe hakata seda ühepaja toitu tegema. No nii, näitan teile, mis ma ostsin. Ma ostsin banaani, sest Leole väga meeldib ja mõtlesin, ma teen siis, võtsin nagu rohkem, teen banaanileiba ka äkki. Kapsast, ühepaja toitu jaoks. Siis seda broileri linnafilee sisetikka üks pakk hakkliha, saia, leiba. Ja ma hakkangi nüüd, ma arvan, et seda ühepäeva toitu tegema, panen sinna porgandit, sibulat, kartult, seda kana, kapsast ja lihtsalt kõik ühte potti ja las ta haudub siis lihtne lõuna, ma ei tea, slash natukene võib-olla isegi õhtusöök. Ja mulle tundub, et see on ka valmis siin, et saab hakata vahustama. Sest muust oli see selline umbes seal videos ka, et selline juba veits tahkem. Ma ei pannud siia praegu ühtegi seda eeterlikku õli, proovin teistmoodi, mitte nii nagu tema seal videos, et ma tahan nagu erinevate lõhnadega, ühe ja samaga. Siis ma proovin niimoodi ja ma panen selles vahustama siia. Okei, see kreemi tegemine ei ole nii lihtne, nagu ma arvasin. Ma olen seda 2 korda juba pannud külmkappi ja ta on vist sulab liiga kiiresti ära, nii et ma hoian teda nüüd natukene kauem külmkapis ja siis vaatame, mis saab. Paneb uuesti miksriga käima, nii et ma ei tea. No nii, ma sai käidud nüüd ripsmõttes. Sai natukene varem käidud, kui algselt plaanis oli ja nüüd siis tagasi koju. Ja
vaatame, mis me edasi teeme. Mul on veel need kreemid pooleli, ma tean. Mis asi? No nii, ma lõpetan siis tänase päeva siinkohal ära. Et ma vaatan Netflixi natukene võib-olla. No tegelikult ma panin ju tööle. Ja siis söön oma jetsi koos Browniga. Ja see on kõik. Loodan teile see tänane päevakene meeldis jälle ja kohtume juba homses vlogis. Ciao!